igalühel, kes hakkab jooksmisega tegelema, on erinev taustsüsteem ja mõni tuleb taustast, kus on palju füüsilist aktiivsust olnud, teine, kes võib-olla tahab esimest korda elus maratoni läbida ja võib-olla enne elus ei ole suurt midagi aktiivselt teinud. Jooksjaelu ei tähenda ainult jooksmist ja see tähendab ka ujumist, see tähendab ka vahest jalgrattaga sõitmist, see tähendab ka igasuguseid kereharjutusi, kerelihaste tugevdamist, üle keha jõusaalis treenimist. Teinekord see võib anda lisatreeninguna topelt sama palju kui see jooksmine iseenesest. Ja miks? Just sellepärast, et me ei ole loodud jooksma ja me oleme loodud mitmekülgseks. Kõik see muu jooksmise kõrvalt on väga vajalik. Aga eelkõige need, kes ei ole varem jooksmisega tegelenud, peaks esialgu meelde tuletama seda, ja alati teadvustama seda, et nende lihased ei ole veel jooksmiseks valmis. Et esialgu tuleks alustada väga rahulikult ja kui siit-sealt kuskilt midagi valutama hakkab, siis tavaliselt see käib asjaga kaasas. Aga kindlasti tuleb sellele tõsiselt tähelepanu pöörata, et liigestesse lihasnõrkuse tõttu liigset ülekoormust ei tekiks. Nii et kui teha näiteks 3 korda nädalas jooksmist, niimoodi esialgu siis 30 minutit. Treening võib natuke pikemaks minna, aga tegelikult see jooksmine on nagu iseenda organismiga tegelemine. Need, kes on juba ammu võib-olla jooksmisega tegelenud ja tahavad kaugemale jõuda, tahavad oma maratoni tulemust parandada, ka nemad peaksid endale ikka ja jälle teadvustama seda, et kui on üleväsimus tekkimas treeningul, siis alati natuke pigem tagasi hoida, kui juurde panna. Iga inimene peab lähtuma enda võimetest. Samas ka jooksutreeningutega ei saa minna liiga ühekülgseks, et ükski tippsportlane ei treeni ainult ühtemoodi. Et vahest me muudame distantse, me muudame kiirusi ja tegelikult jooksutrening ongi erinevate distantside, erinevate kiirustega mängimine. Et sõltuvalt siis sellest, mis parasjagu eesmärk on. Inimene, kes tahab täna alustada maratoniks treenimiseks, mis toimub sügisel, siis kindlasti teha seda äärmise ettevaatlikkusega. Vastasel juhul võib juhtuda, et lihtsalt sügisel starti ei jõuagi, et kuskil põlv valutab või puus valutab või lähtume organismist, mitte eesmärgist. Eesmärk on küll paigas kah, aga siiski organism on see, mida me arendame ja tänu millele me üldse liikuda suudame. Ja alati tuleb seda ka respekteerida. Aga peale jooksmise kindlasti on seal muid asju, mida peab meeles pidama, nii söömine, magamine kui ka muu elu. Et samas, kui sa tahad kehaliselt aktiivne olla ja ennast tugevamaks ajada, siis ei tohiks alkoholi tarbida, ei tohiks suitsetada, ei tohiks sellist eluviisi elada, mis selle kõigele vastu töötab.